Hei, siin on Meki ja mina olen Jutšink ning täna võtan ma vastu kõige viimase challenge'i Sydney poolt, seega ma olen mega elevil, et näha, mida ma siis tegema hakkan, seega vaatame videot. Tervist, tere päevast, tere õhtust, tere hommikust, Victoria Villing. Ma võtan mingi selle. Tervist, tere päevast, tere õhtust, tere hommikust, Victoria Villing. Mina olen Sydney Thompson ja täna on minu kord edastada sulle selline challenge. Kuna tulekul on Mardi ja Kadri päev või Kadri päevad, siis ma sooviksin, et sina kui väga originaalne ja entusiastlik inimene, ma ei tea, miks ma entusiastlik ütlesin, sellel nagu ei ole pointi väga, teeksid Mardi ja Kadri päevaks mingisugused lookid. Ma ei mõtle lihtsalt nagu look, vaid ma mõtlen nagu full hing. Ma soovin, et sina teeksid Mardi ja Kadri päevaks mingisuguse outfiti või siis riietuse, nagu eesti keeles öeldakse, sest me siiski oleme Eestimaal. Ning, et asi ei oleks liiga lihtne sulle, proua Villing, siis ma soovin ka, et sa selle asemel, et lihtsalt endale tuhka näkku panna, siis ma soovin ka, et sa teeksid mingi outfitiga kokku mineva looki näkku. See võib olla kas siis tahmanäkku, nii nagu mina tegin, kui ma olin 5-aastane ja käisin Kadrit ja käisin Marti jooksmas. Või see võib olla mingi fancy tänapäeva look. Ma hingeldan, sest ma just mingi kõndisin 2 meetrit. Igastahes ma ei jõua ära oodata, et näha sinu teiki on sinu videod. Good luck ja näeme pea. Tšau. Ma ei ausalt, ka minu Sydney on nagu üks kõige naljakamaid YouTuberid üldse, nagu ta ajab mind reaalselt kõva häälega naerma. Okei, ma olen mega elevil, sellepärast, et väiksena ma olen päris palju käinud ise ka nagu oma sõpradega jooksmas Katri ja Marti, seega ma arvan, et mul on kogemust ja mingid ideed juba hakkavad peast tekkima, mida selga panna, mis meik teha, seega kui te tahate näha, kuidas ma seda challenge'i lahendan, siis lihtsalt vaadake edasi! Ja ma olen siia jõudnud koos Illuga, keda te tõenäoliselt olete minu kanalil näinud, aga kui te ei ole, siis minge subscribe'ige mu peakanalile ja vlogi kanalile, sest need on ülivinged. Aga me otsustasime selle challenge'i siis lahendada nii, et me teeme üksteisele nii Kadripäeva kui Mardipäeva riietuse ja meigi. Ehk siis alustame meigiga ja siis pärast me anname üksteisele sellise paki riideid, mis me kaasa võtsime, seega me ei tea ette, mis meigi teine inimene meile teeb ja me ei tea neid riideid ette, mis me selga saame panna. Seega see tuleb väga põnev, võib-olla nii ise ülielevil, sest nagu ka meie ei tea midagi ette, nagu me oleme umbes samas rollis kui teie seal ekraani taga. Seega hakkame lihtsalt pihta. Mina otsustasin minna väga naturaalse meigi peale, seega alustasin kohe tinted primeriga, sest et see jätab palju kergema kihi kui jumestuskreem, aga samas seda ühtlustab näonaha väga ära. Põskedele panin kohe väga sellist roosat põsepuna, sest kui sa tavaliselt Katri külmaga jooksmas käid, siis su põsed hakkavadki juba loomulikult õhetama ja ma tahtsin seda lihtsalt veel rohkem rõhutada. Kulmud katsin ka hästi kergelt ära, lihtsalt need tühjad kohad, et ma ei teinud mingeid tugevaid piirjooni, sest et ma arvan, et mida vähem meiki sa paned, seda reaalsem see välja näeb, sest sel ajal, kui vanasti Katri käidi jooksmas, siis neil ei olnudki väga meigi asju, et kõik oli siuke looduslike vahenditega tehtud ja hästi loomulik. Silmadele tegin väga peenikese lineri joone, et silmad tunduksid suuremad ja katsin ka ripsmedušiga ära lihtsalt, et silmi rohkem rõhutada, et nagu silmad tuleksid rohkem esile. Huultele otsustasin väga julge tooni võtta sellise tume punase, kuna mul on tunne, et sel ajal värviti huuli marjadega ja ma arvan, et see on väga sarnane sellele toonile, mida nemad ise võisid kasutada ja ma ütlen ausalt, teisele inimesele oli ülikeeruline teha nii nagu tumedat värvi, aga tänu concealerile sain kõik ääred ära puhastatud ja lõpuks see nägi enam-vähem normaalne välja. See siis on minu lõplik Kadripäeva meik ja nüüd ma annan talle esimest korda peeglis, seega vaatame, mis teise sellest arvab. Issand! No jah, on tõesti nagu see geisha. Ei, ma arvan, see on suht okei.
jälle hakkab mulle tegema. See loeb. Ma ütlen ausalt, et mul pole õrna aimugi, milline oli Ellu visioon sellest meigist, aga ta alustas samamoodi nagu mina Tinted Primeriga, mis siis ütlustas mu näo näha ära ja oli hästi kerge katusega peaaegu nagu BB-kreem. Kulmud tegid juba päris konkreetsed, mis minu arvates ei lähe selle aja moega kokku, aga samas ta läkski väga teise looki peale välja kui mina. Edasi värvis ta mu olumised ripsmed, sest et üleval olid mul ripsme pikendused. Põse punaks kasutas ta sükest väga tugevat lillat tooni ja kui ta tegi need nii-öelda pallikesed mulle ära, siis ta vaatas, et see talle ei meeldis, ta proovis seda hajutada, kuid see ei hajunud väga hästi ära, sest ta oli seda juba liiga palju pannud, need on lihtsalt 2 lompi oma põskedel. Ta otsustas teha tedretäpid, milleks ta kasutas musta lainerit, aga ta tegi need ainult põskedele, seega see jättis minu arvates kerge koera efekti ja huultel kasutas ta põsepunaga matchivat lillat tooni. Panid tööle kõik, Sulle mul käisin juhul ainult, et need põsed on liiga õllad. Mõtlen, sa ei pannud rohkem nagu siia, vaata, see on ainult nagu põsesarna. Aga nagu need tedretäpid, need oleks veel ninale ja nagu mujale, vaata, kui see on ainult põskede peal sisse, tõesti, see ninale ei pannud või kuhugi nagu. Lammu rohelised silmad esile. Joo, täiega, ma selle nimel nagu tegingi kõik. Nüüd siis on aeg riiete pakid avada. Reaalselt meil on selleks juba kulunud, ma ei tea, mitu tundi. Mitu tundi. Mitu tundi. Lihtsalt teeb lahti. Ja lihtsalt sa võid lahti välja võtta vaata. Oh, pipis! Kus on särkõisvail? See on, alati ma käisin väiksena selle Kadripäeval jooksmas, nii et see on nagu nostalgia. Nii unnu Kui sai. lühike see on? Kas siia alla ei panda midagi või? Ei, seelik on ka. Võõra. Nii valged riided. Igaks juhul. Kensid, normaalne. Naiskleit. Seda on kartulikotiks nimetanud. Oota, mis selle lillega on? See on lihtsalt vaata hoiad käes. Okei. Ma ei tea. Minust see on lüüa korralikult. See on mingi arvukad. Ja talvsaapad, et nagu soe, sest praegu ilm on jube halb. Oota, oi, paneme selga. Jah. And shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be. Võtsime oma meigi maha ja nüüd läheb round 2! Ehk siis hakkame tegema Mardi Sandi meiki. Minu visioon oli taaskord väga loomulik Mart, ehk siis ma tahtsin teha talle siukse suure farmeri habeme, nagu ta ei oleks seda mitu nädalat ajanud, et see on siuke suur ja lopsakas, seega ma tegin põhja kontuurimisega pruuniks lõuajoon ja vuntside koht. Edasi jätkasin kulmudega, mis ma proovisin ka suured ja lopsakad teha, sest meestel ei ole siukseid peenikesi konkreetseid, vaid neil pigem kasvabki loomulikult nagu igal poolt lihtsalt segamini. Tagasi habeme juurde, kus ma kasutasin erinevaid kulmupliiatseid, kuid need ei jäänud väga hästi peale, seega ma lõpuks tegin lihtsalt musta laineriga ja käisin selle korra veel kontuuriga üle, et see ei läigiks nii palju ja siis kohendasin korra veel kulm, et need oleksid mehelikumad. Kahjuks mul pole edasist videomaterjali koos häälega, sest me vist unustasime pärast pausi mikrofoni sisse lülitada, seega te peate mu seletusi vaatama, mis on siia peale räägitud. Aga Hellu hakkab siis kohe reageerima oma mardipäeva meigile. Ta arvas, et see näeb tõesti välja nagu farmer ja talle väga meeldis see. Ma arvan, et Hellu proovis mardipäeva meigiga minna vähe elegantsema looki peale, sest ta tegi mulle väga konkreetsed ja sellised nii-öelda nagu sätitud vuntsid, mis lähevad lausa ülespoole ja on otsast sellised väga peenikesed ja siis tegi mulle väikse kitse habeme ja kulmud
üsna sellised tumedad ja pigem konkreetsed. Nüüd on minu kord reageerida minu mardipäeva meigile. Ma olin väga imestunud, need vuntsid ülespoole on, see tundus nagu lihtsalt tuul puhuks, need alt niimoodi. Ma olin ka väga üllatunud oma habemes, ma arvasin, et teeb mulle sellise pikliku riba, mitte mingi väikse tutsu, sest see meenutas mulle nagu mingi sambla tutikest. On aeg avada paki. Ma leidsin siis enda pakist sellise suure kalamehe kasuka, kroksid ja ujumismütsi, mis ta ütles, et see läheb mütsi alla, et mu nagu juuksed ära peita. Ellule andsin ma farmeri siukse ruudulise bluusi, mehe suured teksad, punase vesti ja kummikud. Ja selline oligi minu video. Kindlasti andke mulle kommentaarides teada, kuidas ma selle challenge'iga teie arvates hakkama sain. Ja kui teile see meeldis, ärge unustage ka pöidlad püsti visatast ja teeks mind väga õnnelikuks, kuna ma nägin selle videoga ikkagi palju vaeva. Ja visake siis ka punasele subscribe nupule klikk, sellepärast et siis teie ilma ühestki meie tulevasest videost, kuna järgmisel nädalal me oleme juba kõik 4 teie ees, seega pange ennast valmis ning näeme varsti. Juu, tšikid!